Hei, sina seal. Jah, sina. Sa väikene vahva tegelane. Ma kirjutasin sulle veel ühe muinasjutu ja selle pealkirjaks on Emme, mis hääled need on? Kas ka sina lähed vahepeal õhtul magama ja kuuled mingeid imelikke hääli? Ahaa. No aga siis kuule nüüd minu muinasjuttu ja äkki saavad mõned asjad sulle natukene selgemaks. Okei? Oled valmis seiklema? Jess! Seda lugu on hea lugeda ka siis, kui sa tuttu lähed, nii et lugege seda koos Emmega. Emme, mis hääled need on? Emme, ma ei saa magama jääda, sest kuulsin nii kummalisi hääli. Torise saap oma voodis. Oi, aga mis hääled need siis on? Imestas ema tuppa astudes. Ma ei tea, kehitas saap põlgu. Aga ole kallis ja tee neid hääli mulle ning püüame koos välja selgitada, kellega või millega on tegu, lausus ema ning istus voodile. Tegelikult meeldis Aabule väga, kui emme enne magama jäämist tema voodil istus. Nii said nad rääkida kõigest. Päeval ei ole vahel aega, voodis aga paned enda pea emme sülle ja aina räägid. Hea küll, ütles poiss rõõmsa näoga. Kas sina ka vahepeal kutsud oma emme oma tuppa selleks, et panna pead tema sülle? Ma usun küll. Kui ma silmad kinni panen, siis kuulen bzzz, seleta saap. Pane enda hambad kokku. Tee keele ots hästi teravaks ja kui saad, tõsta natuke keele külgi küleseni. Ja pane hambad kokku ja teeme sellist häält. Proovi keele ots hästi teravaks teha. Huvitav, kes küll teeb sellist häält? Ja eriti veel siis, kui lapsed hakkavad magama minema. Kas sina tead õiget vastust? Küll ema teab. Huvitav hääl. Ma arvan, et selle tegija on kuskil akna juures. Kuna õues on mõnus soe suvi ja sinul aken lahti, siis pole midagi imestada, kui mesilased, kes on natuke hilja peale jäänud, akna taga sumistavad, rääkis ema soojalt naeratades. Mesilane teeb siis bzzz. Lahe, oli Aap rõõmus. Siis aga kuulsin veel kummalisemat häält, lausus poiss. Järgmine. Teeme suu hästi lahti. Paneme keele otsa õrnalt üles hammaste taha. Hästi õrnalt, nii õrnalt, et hästi natu puudutab. Ja puhume läbi suu. Huvitav, mis küll sellist häält teeb? Vau! See on küll kummaline. Kui mina väike olin ja magama hakkasin jääma, siis vahel kuulsin ka sellist häält. Ja kui ma siis väga vaikselt lamasin, nägin unematit. Unemati tiivad teevad sellist häält. Noogutas ema tõsise näoga. Nii et unemati oli juba toas. No ega siis pikka juttu enam tule, mõtles Aap. Nimelt, kuidagi juhtub ikka nii, et uni tuleb salaja ja ei tea kus kohast. Vahel hommikul ärgates ei meenugi, kuidas magama jäämine oli. Minul juhtub küll vahepeal niiviisi, kas sinul ka juhtub niimoodi? Kui ma silmad kinni panin, siis läksid hääled veel kummalisemaks, kurtis Aap emme kaisus mõnuledes. Teeme suu uuesti hästi lahti. Paneme keele otsa uuesti üles hammaste taha. Nüüd võtame oma sõrme, aga teeme nii, et see on pestud, on ju? Ja hakkame puhuma läbi suu. Nüüd teeme näpuga siukest liigutust oma keele alaosas hästi õrnalt. Issand, hääled lähevad seal toas aina kummalisemaks. Mis küll sellist häält teeb? Kuulsid? Just nagu rakett oleks startinud. Ja kui seda piisavalt kaua harjutada, siis kostub isegi R-häälikut.
seda häält ma tean. Unemati pani sinu jaoks juba süstiku valmis, et saaksid unemaale sõita. Sina aga ikka veel lobised, naeris emme rõõmsalt. Lahe, ma ei teadnudki, et saan igal õhtul süstikuga sõita. Ja siis kuulsin sellist häält, nagu keegi laulaks. Jutustas Aap edasi, ise hõõrus juba mõnusalt silmi. Nüüd teeme suu jälle hästi lahti. Paneme keele otsa, aga nüüd juba tugevasti vastu suulage. Tõstame keele servad üles, nagu oleks veerenn. Nii. Ja nüüd proovime ütelda, nagu ümiseda sellel ajal. Läbi suu puhume. Puhu läbi suu. Keele servad ülesse. Keel tugevasti ülesse. Täht tuli meil. No see on ka üks kummaline hääl keset magamistuba. No kes seda häält küll teeb? Küll ema teab. Nüüd paneme keele otsa jälle üles ja teeme suu lahti. Ja nüüd puhume läbi nina. Nüüd puhume läbi suu. Nüüd läbi nina. Ai, kas te kuulsite? Suust puhudes tuleb ninast puhudes tuleb. No kuulge, hääled lähevad aina veidramaks. Kes seda häält küll teeb? Ja see oli Unemati, kes sulle unelaulu hakkas laulma. Rakett ju ootab, muigas ema. Vau, ma ei teadnudki, et minu toas õhtul nii palju põnevat toimub. Imestas poiss endamisi. Hea küll, mul on Unemati ja laulud, aga siis hakkasin ma kuulma heli. Mis see veel on? Imestas Aap. Järgmine. Paneme keele otsa ülesse ja nagu puhume sinna peale. Kuuled? Nüüd paneme keele tagumise otsa ja puhume sinna peale. Ja nüüd tagumise otsaga jälle. Esimese otsaga. Ja proovime teistpidi. No mis hääl see veel on? Raketil hakkas kütus otsa saama ja ta turtsub. Unemati ei olnud arvestanud sellega, et sa täna nii kaua üleval oled, seletas ema. Ja siis kuulsin See oli päris vali, ütles Aap ja puges aina sügavamale emme kaisu. Ja järgmiseks ajame huuledest torru ja teeme ainult huuli liigutame, huuled viime naeratuse asendisse, aga lõua jätame paigale. Küll on vahva tuba seal, aga pea meeles, ära enda lõuga liiguta. Unemati käivitus häire. Nüüd tuuakse Raketile kütust juurde, arvas ema. Mis sina arvad? Mina arvan küll. Aga mis küll teeb? Usutles Aap edasi
ise juba natuke suikudes. Pane huuled kokku, ütle koos minuga. Kas sa tunned, kuidas huuled natukene kõditavad? Ei tea, mis hääl see veel on. Raketile maitses tema kütus väga, naeris ema. Aap aga oli vahepeal juba tudule suikunud. Emme silitas Aabu pead ja hakkas juba lahkuma, kui korraga kuulis ka tema midagi. Emme kuulis toas vaikset ja järgmine hääl, mis kostus sellest toast. Proovime seda teha, okei? Huuled kokku. Ja nüüd naeratus, hambad kokku, keeleots teravaks. Kuuled, kui sul läheb keeleots teravaks, läheb ja s-täht läheb aina teravamaks. Mis hääl see veel on? Rakett startis ning on unemaale teel. Naeris ta ja andis Aabule musi. Kas ka sinu toas on unematid, raketid ning maagilised hääled?